Tere hommikust! Rõõm on teid, lasen muusikal vaiksemaks minna. Tervist veel kord, rõõm on teid nii rohkearvuliselt siin täna hommikul näha. Ma ausalt öeldes ei teadnud siia tulles ja sõites, et mida täpselt oodata, et kui tegemist on ühe festivali teise päeva hommikuga, et kas ikkagi kõik on hästi üles ärganud ja valmis keskenduma. No näed, see on seda hullem. Kas kõik on valmis keskenduma makromajandust puudutavatele teemadele, aga ma näen siiski, teid on siin tõesti väga palju ja palju huvi tundvaid tähelepanelikke silmapaare, nii et ma arvan, et sellega on kõik hästi. Mulle endale ka meeldib selline vabas vormis üritus ja et ei pidanud täna ülikonda selga panema. Aga teemaks on siis Euribor ja majandus, kus me oleme ja kuhu liigume. Ma ütlen kohe ära, et selle pealkirja panid ürituse korraldajad, mitte mina ise, et see oleks võimalikult huvitav. Ma ise mõtleks seda niimoodi, et ma võin rääkida, et Euribor, kus me oleme ja majandus, et kuhu me liigume. Et Euribor on praegu umbes 3,8%, see on see 6 kuu Euribor, mis Eesti inimesi kõige rohkem huvitab. See oli esimene osa ettekandest. Ja siis nüüd tõsisemalt, et millest ma tegelikult veel kavatsen rääkida, on siis lühidalt võib-olla euroala ja sellise rahvusvahelise majanduse hetkeolukorrast ja väljavaatest, siis pisut täpsemalt Eesti majandusest ja mida me Eesti Pangas siis näeme, et võiks ka ette vaadates oodata. Ja kuna te olete kõik investeerimishuvilised, siis võib-olla ka lühike sissevaade sellesse, et millised on Eesti inimeste finantsvarad ja kuidas see on aastatega muutunud. Aga alustades siis kohe intressimääradest, siis me oleme täna olukorras, kus intressimäärad võib öelda, et on kõrged. Siin on siis joonisel on ühelt poolt keskpanga hetkel kõige olulisem ja rohkem siis turge mõjutav intressimäär ehk intressimäär, millega keskpangad kommertspankadelt hoiuseid võtavad ja teiseks siis 6 kuu Euribor, mis mõjutab enamik laenulepinguid Eestis. Nüüd me oleme olukorras, kus Euroopa Keskpanga nõukogu umbes 6 aega tagasi langetas 0,25% võrra intressimäärasid. Euribori intressimäärad on samuti langenud juba tegelikult alates eelmise aasta sügisest, kui nad tipnesid kuskil 4,1% juures ja täna on tõesti juba seal alla 0,8%. Ehk see kontekst on see, et keskpangad reageerisid väga kiiresti ja jõuliselt alates 22. aastast siis kiirenenud hinnatõusule. Sellest räägin veel hetke pärast täpsemalt, aga tõesti see tsükkel on keskpanga otsustes ka olnud väga järsk. Et nüüd see intressimäära langetus siis juunikuus leidis aset peaaegu 5 aastat siis hiljem, pärast seda, kui eelmine kord 2019. aastal Euroopa Keskpank intressimäärasid langetas. Sellele eelnesid intressimäära tõusud alates siis juulist 2022, kes mäletab, siis inflatsioon hakkas kiirenema juba 2021. aastal. Keskpank ka mitte päriselt ei oodanud nii kaua, vaid me siis neid otsuseid langetasime loogilises järjekorras, kuna varasemalt keskpangad ka turgudele suunasid täiendavat raha läbi võlakirjaostude ja see järjekord oli siis selline, et kõigepealt me lõpetasime täiendavad võlakirjaostud ja siis seejärel 22. aasta suvest tõstsime intressimäärasid. Inflatsioon hakkas kiirenema euroalal juba 2021. aastal, eelkõige siis kallinevate gaasi ja üldiselt energia hindade tõttu ja seda juba enne, kui Venemaa siis tungis Ukrainasse, tegelikult juba geopoliitika mängis nii palju, et gaasi hinnad kallinesid. Kui me nüüd siia selle kiire hinnatõusu episoodi sisse vaatame, siis meenutuseks, et 2022-2023. aastal põhiline surve siis hinnatõusuks tuli läbi energia kallinemise. 2023-2024. aastal juba siis kallinesid ka erinevad teenused, toit,
ka teised toormed teenuste toidu puhul ka põhjus on osaliselt see, et eks ka energia on oluline sisend paljudesse teenustesse ja toodetesse ja see hinnatõus siis energiast piltlikult kandus edasi. Ja tänaseks me oleme jõudnud olukorda, kus siin 2022. aasta sügisel üle 10% euroalal ulatunud hinnatõus on pea sama järsult aeglustunud, kui ta kiirenes. Viimastel andmetel juunikuus tegelikult oli lausa juba 2,5%-ni siis euroala inflatsioon aeglustunud. Ja nüüd võib öelda, et peamine surve siis hinnatõusuks tuleb juba eelkõige siis erinevate teenuste kallinemisest. Teenuste inflatsioon on veel seal üle 4% ja ette vaadates siis kõigepealt me ootame, et umbes järgmise aasta teiseks pooleks siis hinnatõus aeglustuks Keskpanga poolt eesmärgiks seatud 2% piirile ja tõesti sinna, ütleme, ta on juba lähedal täna, aga tõesti sinna 2%-ni ja need tegurid, mida me siis silmas peame eelkõige just ka järgmisi intressiotsuseid tehes ongi need, et kas ette vaadates ka näiteks siis seesama teenuste hinnatõus jätkuvalt ikkagi piisavalt aeglustub, sest olukorras, kus palgad euroalal kasvavad peaaegu veel 5% aastas, teenused ligi 4% aastas, see tegelikult ei ole veel kooskõlas siis 2%-lise koondinflatsiooniga ja seetõttu ei saa ka võib-olla väga siiski kiirustada siis intressimäärade langetamisega. Aga nii palju intressimääradest. Kui vaadata üldiselt, milline on siis globaalne majandusolukord, siis siin ma olen pildile pannud OECD 2 viimast prognoosi selle aasta majanduskasvuks siis erinevates regioonides. Kõigepealt rohelised tulvad siis on viimane maikuine prognoos ja punased pool aastat varasem. Et siin kommentaariks ja sellise ma arvan, et järelduseks võib võtta, et ühelt poolt maailmas tervikuna selleks aastaks võib oodata siiski majanduse sellist mõõdukat kasvu. Väljavaade on viimase poole aastaga isegi võib öelda pisut paranenud, aga huvitav on see, et see pilt siis piirkonniti on üsna erinev. Et kõigepealt paistab silma see, et Ameerika majanduse käekäik viimase aasta, poole aasta või pisut enama jooksul on osutunud palju paremaks, kui mõni aeg tagasi oodati. Samal ajal, kui siis Euroopas jällegi on olukord vastupidine ja OECD siis võrreldes eelmise aasta sügisega pisut selle aasta kasvuootusi tõmbas allapoole. Samas, kui me võtaksime lühema horisondi, siis tegelikult näiteks nüüd Euroopa Keskpanga prognoosidele viidates, siis me juunikuus hindasime selle aasta kasvu väljavaateid paremaks kui veel 3 kuud varem ja ka esimese kvartali tegelikult majanduskasv euroalal oli pisut parem kui veel mõni aeg tagasi võis oodata, ehk et tegelikult selline järk-järguline euroala majanduse parem hoo sissesaamine on ilmselt aset leidmas ja see lõpuks peaks aitama siis ka Eesti ettevõtteid ja eksportoore ja meie majandust. Veel sellistest globaalsetest majandustrendidest rääkides, siis üks, mis juba aastakümnete kaupa on kogu maailma majandust aidanud ja meie jõukuse kasvule kaasa aidanud, võib öelda selline kasvav piiriülene kaubandus ja globaliseerumine, mille puhul paistab silma, et viimase 15 aasta jooksul, kui nüüd siin vaadata seda sinist indeksit, mis võtab eelkõige arvesse siis kaubavahetuse mahu suhtena SKP-sse, et tegelikult on takerdunud ja järjest rohkem siis riigid seavad ka erinevaid tõkendeid vabale kaubandusele. Siis teisalt jälle on siin ka joonis finantsteenuste globaliseerumise ilmestamiseks, mis võtab siis arvesse erinevaid piiriüleseid investeeringuid ja finantstehinguid, kus võib öelda, et sellist pidurdumist ei ole olnud ja finantsteenuste osas tundub, et see globaliseerumise trend tegelikult jätkub. Et võib-olla sellise investorite vaatenurgast see on ka asi, mida on huvitav teada.
Kui rääkida veel teguritest, mis on viimase paari aasta jooksul majandust mõjutanud, siis selgelt alates kõigepealt koroonapandeemiast, aga tegelikult ka siis Ukrainas alanud sõja järel üks tegur, mis selgelt pidurdas majanduse käekäiku, olid probleemid ettevõtjate jaoks erinevates tarneahelates. Mäletate, pandeemia ajal paljud ettevõtted ei saanud tavapäraselt toota, kuna ei olnud erinevaid komponente võimalik kätte saada. Samamoodi siis probleemid ilmnesid tarneahelates, sealhulgas Eesti ettevõtetele, kes näiteks Venemaalt tooraineid või mingeid komponente olid harjunud tarnima siis 2022. aastal pärast Ukrainas sõja algust. Ja see pidurdas majandust, siis tänaseks võib öelda, et tegelikult need probleemid on selja taga ja ma arvan, et see on üks siis järgmine tegur, mis mõningast siis sellist optimismi võiks meile ette vaadates sisendada. Ma arvan, et ma pikalt ei pea rääkima aktsiaturgudest, kus viimase enam kui aasta jooksul on olnud palju optimistlikke meeleolusid. Seda võib öelda, et tegelikult pea kõigil turgudel ja regioonides. Ameerika Ühendriikide turul pisut on seis olnud parem kui Euroopas, kes õigel ajal Jaapanisse taipasid investeerida, seal on see viimase aasta kasv eriti siis muljetavaldav olnud, aga tegelikult ka arenevatel turgudel, mis viimastel aastatel tegelikult, kus see aktsiahindade kallinemine on tagasihoidlikum olnud, ka seal investoritel ei ole põhjust kurta. Ja mis on võib-olla siis tähelepanuväärne selles olukorras, kus väga palju me räägime, kuidas on suurel määral ebakindlust majanduses toimuva ja väljavaate osas, siis tegelikult investorid tunduvad olevat üsnagi muretud. Et siin on siis indeksid, mis kirjeldavad finantsvarade siis volatiilsust ehk nende hindade heitlikkust, mis on viimase 2 aasta jooksul olnud tõesti madalad, sageli sellistele madala volatiilsuse perioodidele kipub järgnema ka suurem heitlikkus, aga need viimased tipud jäävad meil tõesti sinna pandeemia aega ja ka Ukrainas sõja algusesse, mille ärevust oli enam, aga praegu ma ütleks, et isegi kuidagi ootamatult muretu tundub mulle, et investorite vaates need hinnangud on olnud. Aga nüüd ma tulen siis natukene täpsemalt veel Eesti majanduse juurde. Kui eelnevast võis mõista, et niimoodi mõõdukalt optimistlikud me Eesti Pangas ette vaadates oleme, siis siin on kõigepealt siis kokkuvõtte meie majanduskasvu prognoosist, kus paistab välja, et olukorras, kus nüüd tänaseks juba 9 kvartalit Eesti majandus on olnud mõõdukas languses, me ootame aastale tervikuna siis majanduslangust ka veel sellel aastal. Muidugi taustal optimistlikumatel inimestel meeldib rõhutada seda, et kui me vaatame nominaalselt ehk jooksvates tegelikes, mitte inflatsiooniga korrigeeritud eurodes, et kuidas läheb Eesti inimestel ja ettevõtetel, siis viimase 3 aastaga Eesti majanduse maht on ligi 1/3 võrra kasvanud, mis on ka täiesti objektiivne tõsi ja need on tegelikud eurod, mis peegeldavad inimeste ja ettevõtete tulusid. Aga teisalt jah, nüüd inflatsiooniga seda korrigeerides on pilt mõnevõrra keerulisem, aga siiski me usume, et on põhjust arvata, et vast juba siin praegusest hetkest ja selle aasta teisest poolest võiks väljavaade järk-järgult, mitte nüüd liiga suure sellise buumina ja suurema hooga, aga siiski järk-järgult paranema hakata. Ja kui küsite, et miks me siis sellesse usume, siis siin on mitmeid asju, mis juba on toimunud ja majanduse taastumist toetavad, sealhulgas siis näiteks energiahindade selge odavnemine, mis meil siin paari aasta jooksul probleeme on valmistanud. Odavnenud on ka mitmed teised toormed. Ma rääkisin juba sellest, et tarneprobleeme on maailma majanduses tervikuna ja ka Eesti ettevõtete jaoks vähem kui varem. Veel lisaks, kui siin viimastel aastatel kannatasid Eesti eksportöörid, kelle sihtturud olid Skandinaavias, mitte ainult seetõttu, et Skandinaavia majandused üldse olid pigem nõrgemas seisus, vaid ka seeläbi, et näiteks Rootsi ja Norra kroon
odavnesid ja seetõttu siis Eesti eksportöörid said veel vastavalt vähem oma müüdud kaupadelt ja teenustelt tulu, siis ka see trend nüüd on pidurdunud, võib-olla isegi pisut pöördunud. Ja hinnatõusu aeglustumisest ma juba rääkisin, et see väga kiire hinnatõus, kõrge inflatsioon, see selgelt oli probleem mitte ainult Eesti inimestele, aga ka tegi ettevõtjate elu raskemaks. Et see kõik on juba tänaseks parem. Ette vaadates on tõenäoline, et intressimäärad siit edasi pigem ikkagi langevad, mitte ei tõuse. Eesti inimeste ostujõud juba pikemat aega on olnud kasvamas. Keskmine palgatõus on olnud selgelt kiirem kui hinnatõus. Ja kuigi tegelikult tarbimine Eestis on praegu nõrk, inimesed on oma suuremate ostudega üsna ettevaatlikud, hoiused on jälle kasvama hakanud, siis olukorras, kus sissetulekud kasvavad, ka ette vaadates eeldatavasti siiski hindadest kiiremini, siis loogiline oleks, et mingil hetkel ka selline kindlustunne inimestel tuleb tagasi ja pisut julgemalt ka tarbitakse ja see taas toetab siis Eesti majanduse kasvu. Ja samuti me näeme, et siis ka ekspordi poole pealt Euroopa majandus ja teised sihtturud ka on järk-järgult taastumas, mis võiks siis ka Eesti eksportööride elu lihtsamaks teha. Et need on kõik tegurid, mida me siis oleme arvesse võtnud, eeldades mitte väga kiiret kasvu, aga siiski Eesti majanduse järk-järgulist ettevaadates taastumist. Aga nüüd natukene veel intressimääradest konkreetsemalt, kuidas see siis Eesti laenuvõtjaid on mõjutanud. Nii eluasemelaenud kui ka ettevõtete laenud tüüpiliselt Eestis on seotud 6 kuu Euriboriga, millele siis pangad lisavad oma riskimarginaali. Kui siin mitmete aastate jooksul Eesti kodulaenuvõtjad näiteks peaaegu et võisid ära harjuda umbes 2% lähedale ulatuvate kodulaenu intressidega, siis nüüdseks pilt on hoopis erinev, üle 5% on keskmine uue eluasemelaenu intress. Positiivne siin taustal on, et siis see marginaali pool, mida selle kõikuvale siis Euriborile pangad juurde küsivad, see on selgelt viimase nüüd paari aasta jooksul juba hakanud langema. Varasemalt oli üle 2%, nüüd pigem seal 1,5–1,6% lähedal. Ehk et võib öelda, et pangad muidugi teenivad piisavalt tuluga juba tänu Euribori tõusule, aga ju siin on ikkagi ka konkurentsi olukord taustal, mis eriti oludes, kus siis nõudlus uute laenude järele on pisut nõrgem, siis pangad ka uute klientide nimel pingutavad rohkem ja on valmis oma marginaale langetama. Võib-olla kõrvale põikena veel nii palju, et me Eesti Pangas koostöös Finantsinspektsiooniga umbes pool aastat tagasi ka tegime sellise eraldi veel analüüsi, et pangandusturu konkurentsi kohta Eestis järeldasime, et võib-olla siin oleks üht-teist, mida ka regulatsioonides võiks teha, et see konkurents veel paremini toimiks ja laenuvõtjatele tingimused veel paremad saaksid olla. Ja see just eelkõige võiks meie arvates puudutada siis seda, kui lihtne ja kui soodus on ka rahaliselt siis kodulaenusid refinantseerida, ehk minna siis teise panka oma laenuga olukorras, kus teine pank on valmis madalat marginaali pakkuma. Et need ettepanekud eeldavad küll ka siin seaduse muudatusi, näiteks küsimused, et kas peab notari juurde alati minema või kui suured need leppetrahvid võivad olla. Aga mulle tundub, et need on ka töös ja Rahandusministeeriumi kolleegid, ma usun, et viivad need ettepanekud edasi, nii et võib-olla tulevikus siin on ka muutusi oodata. Kui võrrelda seda, kuidas on siis Euribori tõusu tingimustes läinud Eesti laenuvõtjatel võrreldes teiste Euroopa riikide laenuvõtjatega, siis siin on nüüd siis mitte uute laenude, aga siis kogu laenuportfelli jäägi intressimäärade pilt, kus paistab selgelt välja, et Eesti, nii nagu tegelikult ka mõned teised riigid, kus laenud on siis nii-öelda ujuva intressimääraga ja Euriboriga seotud. Meie puhul siis see intressimäärade tõus oli palju järsem, aga selle mündi teine pool on ka, et olukorras, kus intressimäärad olid madalad või siis langustrendis, siis selgelt jällegi siis Eesti laenuvõtjad ka võitsid, et ei saa öelda, et üks on alati parem kui teine, siis kui võrrelda ujuvaid või pikemaks ajaks fikseeritud intressimäärasid.
Ja ette vaadates, eks, kui siis intressimäärad jälle langema hakkavad, siis suhteliselt sellest võidavad siis rohkem Eesti laenuvõtjad, kelle siis intressimäärad ka kiiremini langevad. Kui küsida, kuidas on laenuvõtjad hakkama saanud nende järsult tõusnud intressimääradega, siis võib öelda, et päris hästi, seda nii ettevõtete kui siis majapidamiste poole pealt. Siin pildile ma olen pannud joonise, kus on siis ühelt poolt ettevõtete kasuminumbrid ja teisalt siis intressikulud, kus paistab välja, et tegelikult viimastel aastatel käsikäes hinnatõusuga ka ettevõtete tulud päris kiiresti kasvasid, suudeti kallimad sisendhinnad, tööjõukulud ka anda siis müügihindadesse edasi ja kliendid olid valmis neid kõrgemaid hindu maksma. Ehk tegelikult ettevõtted on kuni viimase ajani olnud Eestis päris kasumlikud. Ja see intressimäärade tõus siis kokku siis tähendab võib-olla siis nagu intressikulu mõttes umbes veerandit kokku ärikasumist ettevõtetele. Võrdlusena siia võib tuua 2008-2009 kriisi, kus ettevõtete kasumid kukkusid, tulud kukkusid ja intressikulu ulatus ligi 80%-ni kasumitest, mis oli hoopis keerulisem olukord. Ja sama tegelikult kehtib inimeste ja majapidamiste kohta, kus täiendav intressikulu moodustab kokku umbes 2% tarbimisest. See ei tundu väga palju, aga loomulikult see pilt on väga erinev, et inimesed, kes on võtnud suure kodulaenu, siis nemad intressi kallinemist tunnevad palju vahetumalt. Selle intressitõusu teine pool on siis toonud kaasa paremad uudised muidugi hoiustajate jaoks. Tõesti Eestis hoiuse intressid, nii nagu ka laenuintressid tegelikult kasvasid suhteliselt kiiremini kui paljudes teistes Euroopa riikides. Ja seda ka hoiustajad märkasid. On siis Eesti eraisikute hoiustest tänaseks enam kui kolmandik on siis tähtajalistel hoiustel. Ma arvan, et tegelikult ruumi oleks olnud võib-olla rohkemategi hoiuste liigutamiseks ja oleksid inimesed rohkem intressitulu siis seeläbi teeninud. Ja teisalt ka ettevõtete poolelt praktiliselt pool siis vabast rahast seisab mitte nõudmiseni hoiustel, vaid siis kas tähtajalistel või ülehoiustel, mis samuti teenivad pisut suuremat intressitulu. Ja nüüd lõpetuseks veel sissevaade sellesse, et kuidas siis Eesti inimestel finantsvara kogumisega läheb. Me oleme teinud sellise küsitluse, kus siis küsime inimestelt, et kui teil on säästusid, kas teil on säästusid ja et kui, siis millises vormis ja millises varaklassis te oma sääste hoiate. Siin viimane küsitlus toimus eelmisel aastal ja enne seda siis 2021. Tegelikult see periood Eesti majanduses on olnud suhteliselt keeruline, mistõttu ei ole võib-olla üllatav, et need kasvunumbrid ei ole liiga muljet avaldavad, aga veel paar asja, mis silma paistavad, on kõigepealt, et paraku jah, meie pensionisüsteemi muudatuste tagajärjel ligi veerandi võrra vähem on inimesi, kellel on teises sambas sääste. Huvitaval kombel ka pisut vähem on siis inimesi, kes ütlevad, et neil on sääste pangakontol. Ja see ei tähenda mitte, et pangakonto jääk oleks nullis, aga et siis, see on siis vaba raha lisaks igapäevastele kulustustele, mida inimesed on otsustanud hoiustada pangas. Aga praktiliselt kõigist teistes kategooriates siis tundub, et inimesed on ikkagi nagu pisut rohkem investeerimise vastu huvi tundma hakanud. Nii aktsiaid, kolmandat sammast kui fondiosakuid omavate inimeste hulk on kasvanud. Võib-olla paistab välja veel, et ühisrahastuse populaarsus on pisut taandunud, et sinna raha säästvaid inimesi on ka vähem. Aga siiski, kui vaadata nende säästude kogu mahtu, siis isegi pärast nüüd seda pensionisüsteemi muudatust tegelikult me oleme olukorras, kus tänu finantsturgude heale käekäigule ja tegelikult ka jätkuvatele sissemaksetele siis pensionifondidesse on meil finantsvarasid Eesti majapidamistel rohkem kui kunagi varem. Ja eriti, kui me võtame pikema siin sellise 15-aastase perspektiivi, siis tõesti see kasv
võib öelda, et on üsna muljetavaldav. Võrreldes Euroopa teiste riikidega on küll Eesti inimestel mõistagi veel keskmistega võrreldes finantsvarasid vähem, ka suhteliselt veel vähem, kui me siis küsime või proovime hinnata, et milline on see varade struktuur tervikuna, kus peamise osa ikkagi ühe tüüpilise majapidamise siis varadest moodustab tavaliselt kodu ja vähesel osal on siis mingisugust otsest ettevõtlusvara ja lisaks siis säästud finantsvarade vormis. Et siit paistab välja, et see finantsvarade osatähtsus Eestis järk-järgult on kasvanud. Me ei ole küll päris seal, kus veel siis jõukamad Euroopa riigid, aga selgelt suundumused on sinna suunas. Ja kui me proovime hinnata siis nii-öelda netovara Eesti majapidamistel, siis ehk siis varad miinus kohustused, siis siin ka selgelt on see kasvutrend näha. Viimased andmed on küll mõned aastad vanad, aga siiski võib ilmselt hinnata, et täna oleks see joon siis veelgi kõrgemal. Nüüd, ma teile suurt investeerimisnõu ei andnud, see ei olnud tegelikult mõte, et rohkem rääkisin majanduse olukorrast ja väljavaatest. Ma arvan, et teised siin kõnelejad on rohkem sellise investori võib-olla vaatega ja soovitustega. Aga ma mõtlesin, et lõpetuseks lihtsalt panen teile siiski veel ühe sellise finantsturgude joonise, mis ma arvan, et paneb mõtlema, et mis on need peamised tegurid, mis siis ka finantsturge mõjutavad. See on nüüd pisut kirju pilt. Ühelt poolt on siin aktsiaturgude indeks, mis on see kõige rohkem ülespoole rühkiv oranž joon, aga samal ajal siis ka intressimäärad, nii siis Ameerika valitsuse 5-aastane võlakiri kui siis ka keskpanga intressimäärad. Ja mis ma arvan, et võib-olla lihtsalt huvitav on siin, et vaadata, et millistel perioodidel on siis näiteks aktsiaturgude käekäik paremini läinud. Et kui tüüpiliselt võiks arvata, et kui intressimäärad langevad, et see on siis ju aktsiatele hea, et diskonteerime tulevasi rahavoogusid madalama intressimääraga ja ettevõtte väärtus on suurem, siis tegelikult see nii üks-ühene see seos ei ole, et nii näiteks 2000 alguses kui ka 2008-2009, tegelikult ka pandeemia ajal, kui keskpank intressimäärasid järsult langetas, tüüpiliselt ikkagi seda tehti seetõttu, et majanduses on olukord kehv ja see mõjutab tegelikult ka riskivarade hindasid, ehk siis sageli ka intressimäärade languse perioodil on aktsiahinnad kukkunud. Huvitav on see, et nüüd ka selle kiire intressimäärade tõusu perioodi ajal siiski aktsiahinnad on üsna jõudsasti üles rühkinud. Samal ajal ka majandus tegelikult ei ole ju olnud superheas seisus. Ja ma arvan, et selle lõppjäreldus minu jaoks ongi ja mida te võib-olla siis saate nüüd seedida siin kuulates kõiki järgmisi ettekandeid on, et selleks, et täid investeerimisotsuseid teha, üks asi on kindlasti kasulik mõista, mis makromajanduses toimub, võib-olla ka, et mida intressimäärad teevad, kuna tegelikult see tõesti mõjutab mitte ainult võlakirjade, aga ka aktsiate hindasid. Aga teisalt ilmselt on mõistlik mõelda kasulik mõelda ka selle peale, et milline on selline üldine finantstsükkel, kuidas laenuturud käituvad, kui palju nii-öelda raha on majanduses parasjagu loksumas, aga ka mõelda, et kas varahinnad parasjagu on objektiivselt kallid või odavad ja milline on selline turuosaliste psühholoogia. Ja kõiki neid asju tuleb muidugi mitte ainult hetkes, vaid ka ette vaadates prognoosida hinnata, ehk et kokkuvõttes see ei ole ilmtingimata lihtne, aga ma arvan, et on põnev. Nii et põnevaid teile järgmisi loenguid ja arutelusid, et ma arvan, et siin on nuputamist teil oma investeeringutega küll ja veel. Aitäh, ma omalt poolt lõpetan. Küsime ka. Suur aitäh. Workshopis on tulnud küsimusi, me jõuame võtta saalist ka 2 küsimust, andke juba käega märku, et mikrofonid saaks liikuda ja ma küsin vahele siis, seal ma näen, saate väärkirjandust ka siis küsijad. Et esiteks tuli workshopis ettepanek, et tõstke kõik käsi üles, kes ostsid täna hommikul 4-eurose kohvi. Ma ei teadnudki kohvi hinnastamist selles mõttes, aga siis oli küsimus ka, et mida kõige rohkem hääletati, miks on
inflatsiooni eesmärk selline 2%, miks mitte mingi muu suurus? No mõte on, et inflatsioon võiks olla nii madal, et tegelikult et seda eriti tähele ei paneks. Aga samas ka mitte päris null, eriti just kui vaadata sellist rahaliitu nagu euroala meil on, kus on 20 riiki, kui me sihiksime keskmisena 0% hinnakasvu ehk hindade nüüd keskmiselt paigalt ammumist, see tegelikult tähendaks, et tõenäoliselt siis peaaegu pooltes riikides peaks hinnad langema ja see tekitab ka majanduses rida probleeme. Alates sellest, et kui hinnad langevad, siis laenude teenindamine muutub laenuvõtjatele keerulisemaks, lükatakse oste investeeringuid edasi, oodates soodsamaid hindu tulevikus. Ehk see tavaliselt tõmbab nüüd majanduskasvul hoogu maha. Et seetõttu üldiselt jah, keskpangad ja niimoodi ökonomistid peavad mõistlikuks väga mõõdukat, aga siiski positiivset inflatsiooni numbrit, mis tegelikult majandusel pikaajaliselt on kõige hinnatakse, et kasulikum. Ja võtamegi siis ühe küsimuse veel saalist, seal käsi tõusis, liigub mikrofon ka... Mikrofon juba liikus, et minu kätte. Okei, võtame sealt. Ma tahtsin küsida kinnisvara hindade kohta, Eesti kinnisvara siis just majanduse kontekstis, et juuni alguse Euroopa süsteemsete riskide nõukogu raportis jäi mulle silma, et Eesti kinnisvara hinnad siis on kõige ülehinnatumad, ühed kõige ülehinnatumatest Euroopas. Ja nad olid siis analüüsinud seda, et kinnisvara hinnad versus sissetulekud versus rendid ja siis oli paar keerulisemat mudelit veel. Ja minu küsimus on see, et kuidas siis Eesti need hinnad peaksid enam-vähem sinna balanssi jõudma, et kas on oodata siis kinnisvaraturul hindade langust või kuidagi palkade tõus tasakaalustab ja võib-olla ka, et mis on siin see nagu positiivne ja negatiivne stsenaarium, et kuna me teame, et keskkond on suhteliselt nagu riskantne ka või ebakindel. Ja siis selles kontekstis ka Eesti siis need majandusprognoosid Eesti Pangalehelt, mis ma alati vaatan, et kunagi seal ei ole antud nagu neid kinnisvarahindade prognoose, et kas neid ei võiks lisada? Kõigepealt see on väga muljetavaldav, et ESRB raportil loete lisaks Eesti Panga prognoosidele. See tervitame, tehke teisedki seda. Aga rääkides kinnisvarahindadest, me jah, nii tähelepanelikult ei prognoosi üldiselt varahindu ja sealhulgas kinnisvarahindu. Tähelepanu all on jah eelkõige just tarbijahindade pool, kus võib-olla kinnisvara väga kaudselt ja vähesel määral sees on, aga mitte sellisel määral. Aga kinnisvarahindadest rääkides, seal taustal meil mingisugused arvutused on, mis ühelt poolt küll tõdevad, et tõesti ka selles Euroopa võrdluses, kui vaadata ruutmeetri hinda ja sissetulekuid Eestis eelkõige, et siis nagu kallima poolsed praegu meil hinnad on, aga samas me ausalt öeldes ei julge arvata, et praegu need hinnad saaksid veel või peaksid palju kukkuma, ega et nad saaksid ka siit väga kiiresti kasvada. Sest ühelt poolt on küll hinnad, võib öelda, pigem kõrged, aga nüüd ette vaadates me hindame, et ikkagi inimeste sissetulekud jätkavad kasvamist, tööpuudus Eestis võib öelda, et on suhteliselt madal, intressimäärad kui ette vaadates ka pigem ikkagi tulevad allapoole, et seal on ikkagi tegureid ka, mis aitavad, ma arvan, tasapisi hindadel edasi kerkida, aga tõesti arvestades seda hinnataset, ma arvan, et ei maksa võib-olla väga järsku siis hindade kallinemist edasi oodata. Aga seda, et kas me saaksime rohkem avaldada veel oma arvamusi kinnisvara hinna kohta, ma panen soovitusena kõrva taha. Ma nägin väga palju käsi, workshopis on väga palju küsimusi, aeg surub aga peale, nii et ma loodan, et Madis te veel kohe ära ei lähe. Jätka nägu meelde, saate veel siis eetriväliselt mõned küsimused ära küsida. Suur aplaus veel kord, Madis Müller. Aitäh!